ja õpilasesinduse president Andrus Eerpais. Ole hea, räägi sina, teeme aplausi, lava sinu, palun. Tere kallid sõbrad, eestlased. Panin täna ennast Eesti talupojana riidesse, aga ema ütles, et olen Nipernaadi, nii et tere, ma olen Toomas Nipernaadi. Ja kui ma selle kõne jaoks mõtteid kogusin, siis mõttelõng läks suht sassi ja siis tekkis küsimus, et äkki ma olen imelik. Äkki ma olen imelik, et armastan teha tööd, üle tunde, põgeneda oma probleemide eest tehes tööd. Äkki ma olen imelik, et armastan vahel pimedaid, sombuseid, väga vihmaseid ja pikki tumedaid õhtuid. Need tekitavad minus hubasust lihtsalt. Äkki ma olen imelik, et armastan kõndida metsas, jääda seisma, hingata, vaadata, aru saamata, mida ja milleks. Ja äkki ma olen imelik, et ma armastan istuda rongis selle kõige suurema pingi peal üksi. Ja kui ma näen ühte vana ammust tuttavat, siis ma sujuvalt keeran selja. Mitte, et ma vihkaks teda, ma lihtsalt ei taha temaga rääkida, ma tahan üksi olla. Teine variant on see, et äkki ma olen lihtsalt eestlane. Eestlane, kes on elanud 5. põlvkonda järjest selles samas talus. Selles samas talus, kus sündisid minu vanavanaema ja kõik tema 4 venda. Selles samas talus, kus nad kannatasid paratamatult nälga, sõda ja haiguseid. Selles samas talus, kus nad kõik Venemaa peale laiali veeti, itta, põhja, Kirdesse ja Kagusse. Selles samas talus, mille taga asub mets, kus vanavanaisa tegi peale 15 aasta pikkust koonduslaagri põlve metsas tööd. Ta istus kännu peale maha ja ütles, et ma armastan üle kõige siin maailmas teha tööd. Istuda siin kännu peal, tunda kuusevaigu lõhna, näha maas sinililli ja tunda põskedel päikest ja vabadust. Kusjuures selle kevad esimest päikest ja üle 15 aasta esimest vabadust. Selles samas talus, mille taga asub juba 100 aastaid rabamännik. Ja Eesti ongi üks rabamänd, hästi väike ja jube kidur kuidagi, aga see on sellepärast, et ajalool ei olnud pakkuda Eestile kõige soodsamat kasvupinnast. Oli vaid Vene vürstiriigi ja viikingite vahel jääv kitsas koridor Läänemere kaldal, kust laia maailma sõudmine oli paratamatult üsna keeruline. Aga tänaseks päevaks on aru saadud, kui oluline roll on rabadel ja soodel ökosüsteemile, maailmale. Rabad talletavad endas vett, mis põua ajal ümbritsevaid metsi joodab. Rabad talletavad süsinikku, mida inimene õhust kinni püüda loodab. Eesti on ülioluline ökosüsteem, Euroopa ökosüsteemi osa, pisike rabakene. Aga miks meie peame olema need kidurad männikesed, kui Skandinaavias on kasvamas palgimetsad? Kristjan Maruste, Eesti ettevõtja, ütles ühes Impulsi saates ETV-s, mida ma juhtusin nägema, olenemata sellest, et Impulsi saade on alati siis, kui mul aeg on. Et Eestil on olemas kõik need inimesed, teadmised, loomulikult haridus, et teha suuri tegusid. Aga me oleme terve oma eksistentsi teinud nokitsemisi, väikseid asju. Oleme alles praegu hakkamas tegema samme suurte asjade poole. Meil ei ole mitte ühtegi suurt brändi, mis oleks üle maailma tuntud ja mille tooteid ostetaks puhtalt sellepärast, või osaliselt sellepärast, et see on selle brändi toode, nagu Apple või IKEA. Kas me käiks muidu mööbli kaubamajas lihapalle ostmas või? See on ajuvaba, aga me teeme seda. Meil ei ole ka mitte ühtegi suurt staari, kes müüks välja kontserte, tuure, areenasid. Ja ütleme ausalt, kelle paari tuuri kasum oleks võrreldav Eesti riigieelarve miinusega. Meil ei ole neid säravaid tähti maailma taevalaotuses, aga me oleme sinnapoole teel. Ja seda enam julgeme öelda, et üks hetk viib mingisugune orav selle pisikese kidura männi käbikese natukene soodsamasse pinnasesse, kui seda on meie praegune raba happeline muld. Orava all ei pea ma silmas Reformierakonda. Oleme meie need oravad. Oleme meie need oravad, kes sokutavad selle männi käbikese natukene soodsamasse pinnasesse. Palun olge koos minuga. Olge noored, kes ei oota esmaspäeval uut laupäeva ja 1. septembril uut suve, vaid kes tunnevad rõõmu tegutsemisest, saavutamisest, asjade korda saatmisest ja ma kordan ühe korra veel tegutsemisest. Tegutseme Eesti suureks. Lõppude lõpuks ei ole ainult mina imelik, vaid olete ka teie. Me oleme eestlased. Me oleme vaoshoitud ja endasse tõmbunud. Aga las see olla meie bränd. Teeme suure Eesti, teeme laheda Eesti, kasvatame Eesti pinna peal palgimetsasid. Ilusat tulevast pidupäeva, naudime Eestit. Aitäh teile!